aga see viibki meid võib-olla järgmise peatükini, et kui nüüd pesemiseks läheb, siis see, et pesumasinas ei ole õige pesta, sellest me saime juba aru, aga millega pesta ja kuidas? Just nimelt. See pesemine on nüüd hooldatavate filtrite korral suhteliselt siukene räpane töö. Nii et kindlasti tuleks varuda endale võimalikult sellise kõrge varukaga ja mitte nüüd kõige sellised õhemad majaperenaise, koduperenaise kindad, vaid sellised natuke tahedamad. Sellepärast, et see filtriõli on selline vastik, mis ei tule pärast ka kraani all, ei feeriga ega muude siukeste toredate asjadega väga lihtsalt lahti. Nüüd, et ükski tootja ei tunneks ennast puudutatult, siis on siin erinevate firmade keemiat laua peale laotatud ja see filtripesuaine, tavaliselt on ta siis nimetus Air Filter Cleaner ja kui seda nuusutada, siis ta lõhn on väga iseloomulik sellele auto välis pigileotusele. Ja tema eesmärk on siis mis? Tema eesmärk on tegelikult lahti leotada sellest filtrist vana filtriõli, mis on siis tolmuga koos, sest et filtriõli eesmärk on see tolm kinni pidada, lihtsalt siduda see tolme. Aga see protsess ise on niimoodi, et sa paned kuskile kaussi on ju valata selle üle ja siis kukud nässerdama. Protsess ise on nüüd niiviisi, et kui on krossikas või kui on siuke pestav filter või näiteks on motoklubi, kus on palju liikmeid ja ikka tuleb seda hooldustööd ette, siis mõistlik on endale varuda üks siukene potsik. See on siukse paraja suurusega, ma ei tea, mitu liitrit ta on, mingi 5 umbes, tiba rohkem. Siia sisse mahub kenasti see pestav filter ära ja mahuvad veel käed siia ära, et saab teda siin sees nässerdada tõepoolest. Nüüd, kui meil on selline mitte nässerdatav filter, ehk siis see, siis üks variant on tõepoolest leida nii suur anum, näiteks mingi auto klaasipesuvedeliku kanister, külg maha ja saab seal sees selle töö ära teha. Aga kui meil on mingi suurema pindalaga, siis on nüüd niiviisi, et tuleks kasutada pihustatavat seda õhufiltri pesuõli, lasta tal oma 5 minutit toimida ja siis kraani all jooksva veega lasta see siit uuesti nagu minema. Ehk siis ta lahustab selle lahti ja kui nüüd on jooksva veega tegemist, nii nagu siin õpetus näitab, siis see jooksev vesi peaks siis jooksma samamoodi nüüd niiviisi, et siit poolt läbi. Ehk siis vastupidi, just nimelt, vastupidi siis sellele õhu tavalisele liikumissuunale. Siis saab kõik selle sodi siit kenasti kätte. Aga tänapäevases moodsas rohelises maailmas on normaalne, kui sa selle jama lihtsalt kraanist alla. Tähendab, selle jaoks on mingid eraldi anumad? Tegelikult on niiviisi, et jah, ega teda esiteks ei kraani, kaussi ega õue ei ole teda otstarbekas kallata, et meil läheb ta sinna, kus on vana keemia, vana õli ja läheb ta nagu jäätmekäitlus sinna punktidesse, kus siis ta turvaliselt nagu ära likvideeritakse kuhu iganes. Nii et ta on jah selline, kusjuures on ka tegelikult selliseid filtripesuaineid, mis on kenasti biolagunevad ja seda peab nüüd purgi pealt alati lugema, et millega tegu on. Aga kui me räägime nüüd sellest filtripesuainest, siis tihtipeale tullakse poodi ja vaadatakse, et kas siis 4-liitrine, 5-liitrine, 1,5 liitrine, et jubeda hinnaga on. Tegemist ei ole asjaga, mis oleks ühekordseks kasutamiseks. Et me kallame ta siia anumasse, täpselt nii palju, kui parasjagu meil vaja on. Seda praegu umbes siiamaani. Seda on praegu siin põhja peal, jah, natukene, nii et siia võiks kallata seda tiba juurde. Peseme selle sama KTM-i filtri siin kenasti ära. Aga kus sa tead, millal see puhas on, et lihtsalt siis, kui värv on ilusaks või igaks natukese aja pärast proovid veel, et äkki läheb veel ilusamaks? Võib olla, et peab paar korda pesema, kui on tegemist väga musta filtriga. Näiteks see oli selline, mis tuli 2 korda paraku pesta, et esimese korraga ei tulnud siit välja. Ja kui nüüd vaatajad ütlevad, et mis petsainest me siin räägime, et feeri peseb ju kõige paremini, siis oleme proovinud, oleme katsetanud spetsiaalselt ja feeri peseb siit välja teatud komponendid. Aga teatud siukene spetsiifiline õli ja mustus jääb ikka siia sisse. Ja kui pesta ära selle spetsvahendiga, siis on see asi kenasti nagu pestud ja puhas. Ja teised head pesuvahendid nagu bensiin ja brake cleaner? Jah,
et neil on tegelikult, ütleme, brake cleaneril on muud kohad, kus teda kasutada ja bensiinil teadagi on veel rohkem neid kohti, kus teda kasutada, et. Nii, ja nüüd on siis see siia sisse kastetud. Ühesõnaga ta ei pea olema nii nagu näiteks mingi kiirpudru, et sa pead seda vedelikku rohkem kui seda pudru sinna sisse valama. Jah, seda küll, ja kui sa nüüd vaatad, siis juba esimese pigistamisega on see filter juba hoopis teist värvi, kui ta siia sisse pannes oli. Aga kui mitu korda seda vedelikku kasutada saab, sa ütlesid, et see on seda vedelikku saab kasutada täpselt nii palju, kui must see filter varem on olnud, sellepärast, et põhimõtteliselt võib selle kallata tagasi, mina ei kallaks teda tagasi muidugi uue puhta aine kanistrisse, vaid lihtsalt läbipaistvasse kanistrisse. Ja kas või läbi sõela mingisuguse või läbi suka või marli, et see tolm ja sodi ja liiv kaasa ei läheks, sest see kõik setib põhja ära. Okay. Et nagu näha, siis juba sellise väikse sulberdamisega on see filter hoopis teist värvi, natuke peaks teda siin veel lötserdama siin sees ühelt poolt ja teiselt poolt proovima siis selle liiva ja tolmu koos selle vana filtriõliga siit seest välja saada. Ja nüüd on oluline koht selleks, et filtrit ära ei lõhuks. Ehk siis seda filtrit ei tohi väänata, niiviisi teha ei tohi. Sokk ei ole. Just, et sellega lihtsalt tõmbab siin need švammipoorid puruks ja hakkab teatud kohtades see õli läbi laskma pärast siis tolmu. Ehk siis selle nagu korrektne tegevus on lihtsalt kuivaks pigistamine ja nüüd järgmine faas on siis see, et kui te arvate, et see õhufiltri pesemine on niisugune kiire töö, siis paraku mitte, sellepärast nüüd tuleb see asi kuivama panna. Ja tulebki niiviisi naturaalselt panna kuivama võimalikult siis sellisesse kohta, kus õhk hästi liigub ja läbi käib ja mitte üritada teda nüüd intensiivselt mingi fööniga või siis kuuma õhupuhuriga. Just, et sellepärast, et see kõik hakkab siin sulama lõppkokkuvõttes siin sees ja nüüd on sisuliselt paar tundi nagu ootamist, kuni see asi siit lõpuni nagu välja valgub ja ära aurustub. Ja siis vaatad, et mis nägu on ja just, kas on vaja veel pesta. Just, kui tõepoolest on tarvis veel kuskil teda pesta, siis tuleb see protsess uuesti teha. Aga enamasti, kui on kasutatud õiget ainet, siis piisab sellisest ühekordsest toimingust. Okay. Ja nüüd see teine filter, mida ei tohi nässerdada, selle lihtsalt kastad sisse. Jah, et sellega on niisugune sissekastmise teema. Minul ta ka antud sellesse anumasse ei mahu iseenesest, et siin on nüüd kasutatav niisugune pihustatav õli. Sa võid puhta käega võtta selle komplekti, müüaksegi selliseid pisikesi komplekte, kus siis üks on nüüd puhastus ja teine on siis nüüd õlitusõli. Aga raja kõrval seda ikka teha ei saa. Jah, seda küll, just, et see sama kuivamisprotsess nagu võtab aega. Ja kuna see kuivamisprotsess võtab aega ja nüüd täna meil seda aega siin filmimisel nii palju ilmselt ei ole, siis tegelikult see õlitamine on täpselt copy-paste sellele tegevusele, mis me praegu tegime puhastamisega. Et valad ühesõnaga järgmisesse ämbrisse siis õlitamise õliga. Täpselt nii, ehk siis selle nimi on siis Air Filter Oil ja mõttekas on tegelikult kaks eraldi anumat siis võtta, sellepärast need on ained, mis on nagu üksteist välistavad, selles mõttes üks lahustab teist ära. Et siis ei ole tarvis seda anumat kogu aeg nagu piinliku täpsusega puhastada. Ja õlituse juures on siis nüüd paar sellist kohta, mis tasub tähele panna, ehk siis õlid on värviga. Siin Castroli oma on niisugune lillakas, Liquimol ma tean, et on ka lillakas, Valvoline on niisugune sinakas värvus ja see värv on seal sellepärast, et oleks siis näha, et see filter on ühtlaselt õline. Ehk siis seal ei tohiks jääda selliseid nagu värvituid kohti. Nüüd variant, kus me seda õlitust loomulikult väljaväänamise teel teha ei saa, on taaskord seda tüüpi filtrid. Seal on mõttekas siis kasutada pihustatavat õli. Okay. Aga see on ka värviline? Enamasti on ta värviline, isegi on võimalik poes seda värvi valida. See on näiteks konkreetselt sinine, kõige levinum, on ka punast, on kollast, kellele milline siis meeldib. Toime on kõigil üks ja sama. Mis kiirem on selle võrra? Just. Ja pihustatava puhul on täpselt sama reegel, siis ei tasu sellega nagu tohutult leemendada.
kui see filter on juba, filtripind on ühtlast värvi kenasti igalt poolt, nii et valgeid laike pole, siis on see filter õlitatud. Nüüd märga filtrit tsikli külge ja tsiklit käima panna väga ei tasu. Et see märg, värske õli, mis seal peal on, see takistab piisavalt palju selle õhu pealevoolu juba. Nii et see õlitatud filter tuleks siis samamoodi riputada või kuskile resti peale panna kuivama ja siis alles mõne tunni pärast tsikli külge. Et iseenesest protsessis ei ole midagi keerukat, on pisikesed nipid ja trikid ja mina soovitan igal juhul kasutada õigeid aineid selleks, et see filter kestaks kauem ja oleks see hooldus endale ka nagu mõnus. Ja filter vist ei ole nii kallis tükk ka, et seal peaks ise midagi leiutama hakkama nagu üks jah, filter ei ole selline tükk, mis maksab sadu eurosid, et enamasti selline ühekordselt kasutatava õhufiltri hinnaklass jääb kuskile 10 ja 30 vahele. Originaaltoodanguna küll natukene kallim, võib-olla jääb sinna 30-40 vahele. Ja Besta filter on siis osadel mudelitel korda 2 hinnaga, osadel korda 3. See kõik sõltub just sellest plastraamist. Mida keerukam see plastraam on, seda kallim kipub olema see Besta filter. Aga igal juhul on see Besta filtri hinnapiir seal jämedalt 80-90 juures. Ja muideks, meil hakkavad siin vaikselt teemad kas otsa saama või üksteist juba kordama 3 aasta taguselt, et võib-olla annate teada, kirjutate sinna kommentaaridesse, et milline teema teid huvitaks, millest nagu rääkida. Et äkki saab natuke asja. Jälle lihtsam. Tänud. Nägemist.